tere, täna räägime natuke kontrolleritest. Ja kui me ütleme kontrollerid, siis me mõtleme PLC-si. Ja kui me mõtleme PLC-d, siis me mõtleme Programmable Logical Controller ehk siis programmeeritav loogika kontrollerid. Siin vaatame natuke aluseid ja siis vastavalt liigume edasi. Juba nimest me saame aru, et see on mingi seade, mida me suudame programmeerida. Programmeerimine tavaliselt toimub mingi keele alusel. Mis keeles me täpselt ei tea, aga eeldame, et see on täitsa olemas. Siis on loogika. Sellest me saame järeldada, et antud seadmel on mingisugune loogiline ülesehitus. Ehk siis me saame programmeerida loogilisi keske, kasutades mingit keelt. Ja viimane osa on siis kontrollerid. See tähendab, et me saame kontrollida mingit protsessi. Antud juhul siis mingi protsessiks me nimetame mingisugust tegevust. Hetkel me veel ei tea, mis tegevus see on, aga me teame, et kontrolleril on seal väga tähtis osa. Tavaliselt kontrollerid kasutatakse erinevates valdkondades, peamiselt tööstuses, ehk siis igal pool, kus on mingi tööstuslik protsess. Selle all me mõtleme siis mingi tööstusliine, küttesüsteeme või siis ükskõik mida, mis tehakse siis mingi järjestikus, mis teatud reeglite alusel. Üks suuremaid valdkondi, kus ka kasutatakse, on ka siis mingisuguse tootmine. Kas me toodame mingi autosi või toodame mingisuguseid puitmaju, igal juhul seal esinevad kontrollerid. Meie loengutes me vaatame siis mis see kontroller täpselt teeb ja siis selle alusel proovime siis simuleerida mingit protsessi. Ehk siis üheks protsessiks on see, et meil on mingi tööstusliin, kus me vajutame nupule, tuleb mingisugune pudel, see pudel täidetakse mingi vedelikuga ja pudel liigub edasi. Siin kohas me siis vaatame erinevaid olukordi. Esiteks, meil on mingisugused sisendid kontrolleritel. Tavaliselt sisenditeks on mingisugused juhtelemendid, näiteks mingid nupud, näiteks mingi andurid või siis mingi kasutaja poolt antud käsustik. Ja siis meil on mingisugused väljundid. Ja väljunditeks me loeme siis midagi, mis teeb konkreetselt tööd. Antud juhul siis me saame lugeda üheks väljundiks mingisuguse tulukese, mis hakkab töötama, mis näitab, et protsess töötab. Teiseks me siis loeme mingit konveierit, antud juhul siis, mis liigutab pudeleid. Ja kolmandaks siis väljundiks loeme siis mingisugust näiteks pudeli täitmise mehhanismi. Hetkel me ei tea, kas me täidame mingi vedelikuga või mingi muu ainega, et ei oska öelda, aga üldine protsess on siis selline, et meil on sisendid ja meil on väljundid. Ja nende vahepeal on siis mingisugune programm, mis võtab arvesse sisendite väärtuse ja paneb teatud juhtudel väljundid ka tööle. Me saame vaadata siis sisendeid ja väljundeid erinevat moel. Tavaliselt kasutatakse kõige lihtsamaid digitaalsisendeid. Digitaalsisend meie jaoks on siis selline sisend, mis omab kahte väärtust. Kas ta on olemas või teda ei ole olemas, kas 1 või 0. Ja väljundis me saame samamoodi lugeda mingisuguse digitaalväljundi, ehk siis kas me paneme tööle midagi või me ei pane midagi tööle. Kui me tahame mingit muutust näha, ehk siis arvulist muutust, siis meil on vaja juba analoogsisendid. Aga laias laastus meil on mingid moodulid, mis võtavad sisendid vastu. Siis vahepeal on mingisugune programm, tavaliselt see on mingisugune CPU ja siis annab väljundisse mingisuguse väljundsignaali ja siis see väljundsignaal omakorda paneb tööle mingisuguse mehhanismi. Siis me vaatame, et see mehhanism töötab mõnda aega ja sõltuvalt siis selle mehhanismi väljundist sisendid hakkavad muutuma. Kas tuleb uus pudel või siis täidetakse mingi funktsioon ja siis hakkaks uuesti käima. Ehk siis toimub sihuke ringiratas juhtimine. Tavaliselt, kui me vaatame kontrollereid, siis on olemas seal mingi programm. Tavaliselt see programm elab seal kontrolleri sees ja arvutit me kasutame tavaliselt siis selle seadme programmeerimiseks. Ei tohi ka unustada seda, et see programm elab selles kontrolleris, tähendab, et kui me võtame arvuti tagant ära, siis see protsess ikka töötab edasi. Ja kui me tahame seda programmi muuta, siis me peame minema arvutisse ja üles laadima uue programmi. Tihtipeale need programmid salvestatakse kas sisemise mälu peal või siis mälukaardi peal, sõltuvad siis kontrolleri tootjast. Tavaliselt programm koosneb siis mitmest osast. Meil on siis peamine osa, kus on siis peamised asjad, mis on sisse programmeeritud. Seal on siis meil mingi kood ja siis mingisugune data. Datal siis me mõtleme neid väärtusi, mis muutusid aja jooksul ja mida me saame kasutada programmeerimisel. Siis järgmise osaks on siis operatiivmälu. See on siis see mälu, kus me hoitame mingisuguseid väärtusi, mis on parasjagu muutunud. Ei tohi ka unustada, et see operatiivmälu kustub ära, kui me võtame toite tagant ära.
tavaliselt, mis juhtub, on see, et operatiivmälu saab täis mingisuguseid väärtusi ja mälu saab lihtsalt täis. Ja siis peab mõtlema või andma niisuguse käsu, mis tõmbab selle mäluga tühjaks. Sest kontroller on küll tööstuslik arvuti, aga see ei tähenda seda, et me suudame sinna lõpmatu andmeid koguda. Mingi hetk me peame neid puhastama. Tavaliselt, kui süsteemi jookseb kokku, siis tavaline restart tõmbab mälu tühjaks. Kontrolleri mälus on ka siis mingisugused settingud, mis jäävad sinna paika. Ja siis näiteks IP aadressid, sisendite, väljundite mingisugune nimetus, ja siis see mälu jääb paika. Tavaliselt, kui me teeme mingisuguse programmi valmis, siis see mälu programmeeritakse ära ja siis see tavaliselt ei muutu aja jooksul. Kui nüüd see programm, mis paneb mingi asju tööle, muutub, kui meil lisandub mingisugused sisendeid, väljundeid, siis IP aadressid ja muud väärtused ei muutu. Ei tahi unustada ka seda, et tavaliselt kontroller on siis nõrkpuluseade. Ehk siis tavaliselt on kokku lepitud, et ta vajab 24 volti alaisvoolu. Mõndadel kontrolleritel on sisse ehitatud toiteblokk, aga enamusel see ei ole. Ehk siis, kui me valime mingisuguse kontrolleri, me peame arvestama, et ta vajab toidet. Ja see toide tuleb valida vastavalt siis margile, mis see kontroller on. Tavaliselt spetsifikatsioonis on öeldud, palju ta siis amprid vajab või siis palju see võimsus võiks olla. Ei tohi ka unustada seda, et me ei saa lõpmatu arv kontrollerid panna ühe toitebloki järgi, sest toiteblokk lihtsalt ei pea vastu. Samas peame ka arvestama ka seda, et kui tekivad mingisugused voolukatkestused, siis toiteblokk ei saa enam toidet ja kontroller kaotab toidet. Ja läbi selle unustab siis operatiivmälus olevad seadmed ja seadistused. Tavaliselt programm kontrollerite jaoks tehakse mingisuguses arvutis, kus olemas mingi vastav programm. See tähendab, et see programm, mis me saadame sinna kontrollerisse, see on omaette programm ja selle loogilise programmi koostamiseks on vaja siis omakorda mingi tarkvara. Tavaliselt see tarkvara elab arvutis, me teeme selle programmi valmis, päris paljudel tarkvaradel on olemas võimalus ka kontrollida tarkvara, vajutades compile peale, tarkvara kontrollib meie koodi. Kui koodis esinevad mingisugused vead, mis rikkuvad seadet, mis ei võimalda seadmel töötada, siis tavaliselt see tarkvara ei lase sellel programmil üles laadida. Tavaliselt, kui me vaatame, kus need vead on, me suudame need vead kiiresti leida ja tihtipeale ta isegi kirjutab, mis tüüpi viga on. Kui me võtame mingisugused andmed arvutist, siis me saadame need andmed kontrollerisse. Kuna arvuti ei tea täpselt, kus meie kontroller asub, siis kontrolleril peab kindlasti olema ka IP aadress. Tavaliselt IP aadressiga määratakse kontrolleri siis mingisugune aadress. Ei tohi ka unustada, et see IP aadress ei tohiks korduda teatud süsteemi raamides. Ehk siis, kui ühes tehases on olemas juba ühe IP aadressiga mingi kontroller või seade, siis me sama IP aadressit ei tohiks kasutada. Samas, igal seadmel on olemas ka MAC aadress. See MAC aadress on selline aadress, mida me ei saa muuta. See on nüüd seadme peal riistvaraliselt sisse kodeeritud. Ja tavaliselt seda ei saa muuta. Kui me teeme esimese seadistuse, siis tavaliselt meie tarkvara hakkab meie võrgust otsima vastavalt seadmeid. Ja kui ta midagi leiab, siis ta ütleb meile, et ta leidis mingisuguse arv kontrollereid. Ja kui me suudame tuvastada, mis kontroller meie jaoks on tähtis, siis me suudame selle uue programmi sinna peale lasta. Ja lastes uue programmi peale, siis programm muudab vastavalt meie IP aadressid ja vastavalt tarkvara, mis sinna peale lasti. Kui mõnikord ei ole võimalust ühendada arvutit siis kontrolleriga, on ka võimalus kasutada SD-kaarte. Ehk siis me salvestame meie programmi SD-kaardi peale kuskil arvutis, jõuame sinna kontrollerisse ja paneme selle SD-kaardi sisse ja kontroller hakkab selle SD-kaardi pealt lugema siis oma programmi. Mõnikord see on tähtis selleks, et kui mingi ülitähtis protsess toimub, et ta ei oleks võrgus. Sest kui üks seade on võrgus, siis on teda väga lihtne ära rikkuda. Tavaliselt kontrollerite peal on siis mingisugused indikaatorid. Meie jaoks on siis sama loogika, et kui põleb roheline, siis on kõik korras, ehk siis saab tööd teha. Kui põleb mingisugune orange käsk või orange LED, see tähendab, et midagi on valesti, tuleb uurida. Ja kui põleb juba punane LED või indikaator, see tähendab, et siis midagi on väga halvasti. Tavaliselt, kui midagi on väga halvasti tehtud, siis me ühendame oma arvuti sinna kontrolleri külge ja laseme diagnostikal üle vaadata, milles probleem on. Kuna me teame, et
kontroller või tarkvara, kus me lõime oma programmi, ei lase vigase programmi üles laadida, see tähendab, et see probleem tekkis mingisuguse riistvaralise probleemiga. Näiteks tekkis mingi lühis või tekkis mingi vale andmete kogum.